Tere, Kristina! Tere! Mul on väga hea meel, et sa teed minuga kaasa uue eksperimendi täitsa esimest juppi. Ehk siis ma olen tegelikult hästi pikka aega. Ma olen tundnud, et ma tahaksin rääkida loovettevõtlusest ja loovettevõtja väljakutsetest. Ja see siuke tagamaa, võib-olla siuke paari sõnaga tagamaa muidu hästi pikk ja ma seda väga pikka tagamaad ei hakka sulle praegu lahti seletama. Aga kui sellest saab mingi thing, siis küll me räägime sellest pikalt ja laialt. Aga ma olen siis ettevõtja olnud juba päris pikka aega. Ma arvan, et äkki juba üle 14 aasta, varsti juba 15. Ja see on nagu hästi kummaline on olnud, et ma tean, et ma võtan asju ette ja ma olen näinud, et kõigis mu ettevõtmistes on alati olnud selline ühine nimetaja, et need on olnud kuidagi nagu loomingulised ettevõtmised ja mina otse loomulikult alustasin oma ettevõtja teekonda palgatöötaja mindsetiga ja siis mingi hetk ma sain aru, et oota, aga ma tegelikult justkui nagu ettevõtlusmaastikule ei sobitu, sest et nende reeglite ja nende tingimuste järgi, mille järgi valideeritakse siis nagu ettevõtjad, rääkimata siis ka võib-olla veel edukast ettevõtjast, et siis oodake, et ma nagu kuidagi nagu ei sobitu sinna, on ju. Et ma ei ole suur korporatsioon ja samas ma nagu tegelikult ei tahagi või vähemalt varasemalt ei ole ka nagu tahtnud üles ehitada mingit sükest nagu grande suurt, ma ei tea, a la Telia Eestit, on ju. Et ma olen tahtnud anda enda loomingule väljundi. Ja siis ma jõudsin terminini alguses elustiili ettevõtja, see tundus kuidagi nii vale, sellepärast et nagu, kui sa oled ettevõtja, siis nagu sa oledki ettevõtja. Et mis elustiilist me siin räägime, on ju. Ja siis mul nagu käis see plõks ära selle loovettevõtjaga ja viimaste aastate vältel, eeskätt just siuke human design ja muud asjad, et ma olen kokku puutunud väga paljude loovettevõtjatega. Ühest küljest ma olen ümbritsetud, mu tutvusringkond on valdavalt loovettevõtjad ja teisest küljest klientide võtmes ja ma olen nagu näinud hästi palju neid korduvaid probleeme ja siis ma hakkasin natuke nagu lähemalt uurima, et kuidas seda üldse Eestis ka kuidagi käsitletakse ja üks lause, mis mind hästi ajendas ette võtma seda teekonda, kus mulle tundub, et võiks rääkida just nimelt loovettevõtjatega ja loovettevõtjate probleemidest, on tegelikult Vikipeediasse üks lause. Ma nüüd ei loe seda maha, mis tähendab seda, et see tsitaat ei pruugi võib-olla faktiliselt või nii-öelda sõna-sõnalt korrektne olla, aga see, et siis loob mingisuguseid tooted või teenuseid, on ju. Ja et tavaliselt siis loovettevõtja tooted või teenused on kuidagi odavamad kui suurte ettevõtete ja korporatsioonide omad. Ja mul käis nagu kohe nagu mingisugune siuke nagu jõnks ära, et oodake, et kas te teete nalja või? Et selles mõttes, et te tahate nüüd öelda, et me teame, et käsitöö justkui Eestis eriti, ma toonitan, et Eestis, et käsitöö hind on kuidagi nagu, käsitöö peab olema soodsam kui Hiinas tehtud. Ja minu meelest on see nagu fundamentaalselt nagu kuidagi väga erroris ja mujal maailmas, kui me näiteks vaatame võib-olla eeskätt sükest Itaaliat ja Prantsusmaad, siis seal käsitöö on jälle hinnas, mis tähendab seda, et käsitööna tehtud asjadest makstakse palju rohkem ja ma olen nagu märganud, kuidas tegelikult mind ennast ega väga paljusid teisi selliseid loovettevõtjaid saadab see siuke põhimõte, et ma pean kuidagi nagu hinnastama oma toote alati odavamalt. Või et kuidagi, et ma pean nagu tegema rohkem käsitööd ja siis nagu mida rohkem ma käsitööd teen, siis seda madalam see hind peab olema. Ühesõnaga, ma olen märganud hästi palju korduvaid probleeme, päris palju selliseid, millega ma olen ise totaalselt hädas olnud ja väga palju leiutanud, väga palju avastanud ja siis mul tekkis tunne, et aga mis väärtust võiks see luua, kui päriselt rääkidagi teiste loovettevõtjatega ja mitte rääkida loovettevõtjatega selles võtmes, et tere, ma tahan suga rääkida siis, kui sa oled mingi väga palju miljoneid kokku ajanud, ehk siis, et ma ei hakka rääkima loovettevõtlusest mitte ainult läbi rahalise validatsiooni, kuigi see on ka oluline osa sellest. Aga tegelikult just selles võtmes, et loovettevõtluses on see hinge ja südant täitev pool ka, ilma milleta me tegelikult ei teeks ju seda, mida me teeme. Ja come on, sa oled loovettevõtja. Kui kaua sa oled loovettevõtja olnud? Loovettevõtja kõlab nii ilusti ka, et täiega olen loovettevõtja ja mõned aastad nüüd tegelikult üldse mitte pikalt. Ma olen muidugi palgatöölt 3 korda ära tulnud, et nüüd ma mõtlen midagi täiesti grandioossat, suurt ja ägedat välja ja teenin tõesti miljoneid võib-olla
ja muudan maailma või toodan tohutult palju seda ägedat asja. Mida sellisel kujul ei ole juhtunud, aga jaa, ettevõtja, ma arvan, et ikkagi 3-4 aastat ikka, jah. Ja äge on nagu see, et sa oled loovettevõtja, kelle tegelikult väljund on seotud teiste loovettevõtjatega. No valdavalt on ju tegelikult sinu kliendid ju ka ettevõtjad. Jah, ikka jah. Mis tähendabki seda, et sa tegelikult toimetad just nimelt selles valdkonnas, mis on absoluutselt iga loovettevõtja jaoks üks aktuaalsemaid teemasid, sest et kui sa iseennast või oma toodet või teenust nähtavale ei too. Et kui sa ei räägi endast, sa ei näita ennast päris iseennast, siis polegi olemas. Siis sind ei ole olemas ja sul pole lootustki üldse kuhugi jõuda. Ja see on miski, mis on nagu kõige keerulisem, mulle tundub väga paljude jaoks. Et meil on väga palju tehnikaid ja väga palju igasuguseid lähenemisi, ärimudeleid nagu you name it. Aga see tõeline sisemine kasv, ma olen väga palju öelnud, et minu jaoks just nimelt ettevõtlus on olnud tegelikult kõige suurem enesearengu koht. No lapsevanem olemise kõrval on ju, aga kõik need siuksed eneseületused ja kasvukohad ja muud asjad, et ma olen seda kõige rohkem pidanud just sellel teekonnal ületama. Ja minu jaoks on olnud alati kõige suurem väljakutse just nimelt see koht, kus ma ütlen välja, et kuule, ma teen nüüd midagi. Kindlasti on, või siis ütled niimoodi poole vinnaga, et äkki keegi ei näe ja ei kuule ikkagi, et ma nüüd ütlesin, et see on kõige tobedam asi, mida teha, aga me teeme seda paratamatult. Me ütleme selle lause vaikselt välja, mida võiks öelda kõvasti või ei näita ennast seal, kus peaks näitama ja et äkki keegi ei näe ikka, et ma panen välja, aga äkki keegi ei näe. Kusjuures see on hästi huvitav, et ma olen seda ise nii palju teinud, et ma teen justkui nagu midagi hästi südamega. Jah, hästi julgelt ma teen seda ära. Ja ma teen selle täiega ära. Ma võin isegi võib-olla teen äkki isegi mingi... Mul on kedagi olnud seal. No haala näiteks mingi Facebooki evendi on ju. Et nüüd davai, me teeme. Ja siis nagu taustal on siuke, et nagu küll oleks hea, kui võib-olla mingi 10 inimest näevad seda. Et nagu... Ja pead kõiki näeks. Ja, et nagu suureks ei läheks, on ju. Et selles mõttes on nagu hästi huvitav sellepärast, et kui me räägime loovettevõtlusest ja minu meelest on see hästi oluline lisatermin, sellepärast, et me võiksime tegelikult sinna luua ka selle väärtust loovettevõtlus. Et minu enda vaatest on väga suur erinevus, kas sa lihtsalt teed äri selleks, et teha äri. Ja ma ei ütle, et üks on hea või teine on halb, aga et me ei saa tegelikult, see lähenemine on hoopis erinev. Et kui sa hakkad äri tegema eesmärgiga lihtsalt teha raha, mis on ka täiesti okei, siis see on hoopis teine mäng ja hoopis teiste reeglite järgi. Ja nüüd, kui sa nagu lood ise midagi, siis see on hoopis midagi muud. Ja kui nüüd sellises äris, kus ma tahangi, ma olen palju kasutanud seda näidet, et oletame, et tellingi Hiinast sokke on ja ma näen, et ma ei tea, siin sellel turul neid sokke pole, inimestel on sokke ikka vaja, et siis ma lihtsalt müün neid siin vahendustasuga edasi, see on ka jumala okei. Aga see on hoopis teistsugune äri. Ja seal on sul vaja hoopis teistsuguseid oskuseid ja hoopis teistsuguseid andeid. Nüüd, kui sinul on mingisugune anne või oskus või miski sinu seest lihtsalt tahab välja saada, sa tahab midagi luua, siis see on hoopis teine mäng ja seda mängu tuleb mängida hoopis teistmoodi. Ja selles mängus, nii-öelda loovas ettevõtluses, minu vaates täna ei ole võimalik äri, nii-öelda traditsionaalse äri reeglite järgi võita. Absoluutselt ja ma tooks siia juurde veel 3. nüansi, et miks mina hakkasin ettevõtjaks. Minust ei tahtnud välja pursata midagi geniaalset, nagu ma rääkisin, või mul ka näpud ei käi nii nobedalt, et ma midagi looksin siis käsitöövõtmes või väga loovalt ja maaliksin või laulaksin, toodaksin ilusaid tasse, aga mina hakkasin ettevõtjaks sellepärast, et ma ei sobitunud selle süsteemiga, minu keha, minu loomus, minu nagu olemus tahtis mingit teistsugust elu, graafikut, tsüklit, mida iganes ja sealt siis ma hakkasin avastama seda, et aga läbi mille siis ma saan siis ühendada selle ettevõtluse ja loovuse siis, eks. Ja ma tahaks tegelikult täiega sellega kõlama jätta kohe. Ma olen nii palju sellega põrkunud, ja ise on ju, ja siis nüüd ma näen seda nagu väga palju igal pool mujal ka, et loovus on alati seostatud millegi pärast kaunid kunstid on ju, ongi nagu sina loetlesid ka, et nagu loovus justkui tähendab seda, et sa pead maalima või siis mingit käsitööd tegema. Ma olen ka nagu igast asju muide minevikus teinud, võib-olla kunagi tulevikus räägime nendest lähemalt, aga
et loovus tegelikult tähendab, sa võid ennast loovalt väljendada mis tahes valdkonnas, mis tahes võtmes. Ja kõik, tegelikult, mida sa lood tegelikult. Jah, mida sina lood siis on ju. Just, mida sa endast välja tood, noh, mis selles mõttes käib sinust läbi ja sa lisad sinna ikkagi mingisuguse tükikese endast. Ja vot nüüd see ongi see koht. Hiinasokk ei käi sinust läbi, on ju. No üldjoontes hiinasokk, sa võid ta küll ümber pakendada, on ju, aga point on selles, et Hiinast sokkide müümine on palju lihtsam, sellepärast, et nii kui me loome midagi, me killukese endast paneme ka loomingusse ja seal on väga lihtne ennast hakata samastama oma loominguga, mis tähendab ka seda, et kui minu looming kellelegi ei meeldi, seal võib tekkida alateadlik seos, et siis mina ka ei meeldi kellelegi. Või siis ma ei panegi seda, ei julgegi seda välja panna, seepärast ma panen justkui ise ennast sinna letti. Täpselt. Mis on veel hullem. Just. Ja sellepärast minu meelest ongi nii oluline nagu sellel teemal rääkida või noh, vähemalt anna märku, kui see on oluline, siis me teame, et sellest tasub edasi rääkida. Aga et seal on väga palju selliseid väikeseid nüansse ja see tegelikult loovettevõtluse puhul mulle tundub täna, et väga kehtib see printsiip, et sinu ettevõte ei saa kasvada suuremaks kui sina ise. Ei saa kindlasti, jah. Ma ei tea, kuidas see on teistsuguses ettevõttes, kus sa siis neid Hiina sokke müüd, mis on okei sokid, nagu me juba kokku leppisime siin, sest on talv ja inimestel on eks külm ja sokke ikka kulub. Aga et mis tunne seal siis on, aga seal samamoodi, et ega sa ei saa ka kasvada oma äriseks, et või võtta suuremaid riske siis või mis iganes, kui sa inimesena seda nagu teha ei saa ega julge ega ei oska, on ju. Et siin loovettevõtluses siis või see nagu läbi minu sündinud ettevõtluses siis on see hästi tugevalt tunda ja vahel tahaks üle varju hüpata ja kuidagi ette hüpata ja teha midagi, milleks võib-olla veel valmis ei olegi. Ja samal ajal vahel, milleks sa juba ammu valmis oled, sa ei tee seda. Ja kui siis lõpuks ära teed või nagu välja ütled või välja paned, siis on mingi, Jesus, ma juba ammu tegelikult olin seal ja noh, lähme edasi. Okei, aga mis on, kas sul on nagu ettevõtluses on kohe kõik hästi välja tulnud? Ei ole ja ma olen selles mõttes mitte süüdistanud. Üks osa on see, et mul ei ole tegelikult, minu ümber ei ole olnud ettevõtlik, ma ei saaks öelda ettevõtlik inimesi, vaid minu ümber ei ole olnud väga palju ettevõtjaid, polegi olnud. Minu süsteemis kodust ikkagi palgatöötajad, ümberkaudu samamoodi sõbrad. Nüüd on see muutunud, eks, et on väga palju ettevõtjaid, inimesi, kes ise loovad ja oma elu majandavad. Aga et justkui see taustsüsteem ei olnud, on ju, et selle võrra on kuidagi olnud võib-olla keerulisem üldse nagu aru saada, mis siis on ja kuidas siis käib, aga teistpidi jälle võib-olla on seal keelis, sellepärast, et siis ma ei proovi teha samamoodi või võtta üle mingit pereäri, mida ma võib-olla üldse ei tahagi, eks, et noh, ma ei tea, viinamarja kasvandus kuskil, eks, et teame küll sealt Prantsusmaalt alustasid oma jutu. Ja või siis nagu võtta neid reegleid üle, eks, et sa ütlesid, et siin see klassikaline ettevõte teeb nii, on ju, ja siis samal ajal loovettevõte või see, kes siis läbi enda ikkagi kogeb ja teeks tegelikult teistmoodi, eks, et see on olnud, noh, laias laastus ikkagi, noh, ma näen ikkagi eelisena, on ju, ja ettevõtlus, ega ma ju ei teadnud, kuidas see täpselt käib, lihtsalt mingil hetkel see tuli mu teele, sest ma tundsin, et ma nii enam ei taha ja minus on juba piisavalt seda teadmist või kogemust, mida ma saan siis omakorda raha vastu või mingi muu väärtuse vastu vahetada ja ellu jääda niimoodi, siis see on ainult ajas kasvanud ja ausalt öeldes, kui ma mingi periood arvasin, et ma pean hullult juurutama kõiki neid süsteeme ja ma ei ole ikka mingi tõsiselt võetav ettevõtja, siis nüüd on nagu, et mingi olen, mis ma olen, on ju, et arenen tõesti inimesena eelkõige ja läbi selle loon siis endale ka rohkem. Sa nagu mainisid nii paljusid, nii olulisi asju mingis umbes 3 lauses, et tehtud siis? Jaa, kõik on tehtud, me oleme lõpetanud, drop the mic, kõik on öeldud, et alustuseks noh, minu puhul, mina kasvasin ikkagi keskkonnas, kus vanema vanaisaga on ju, kes siis olid ikkagi siuksed nagu lihttöötajad on ju, et mind ennast ikkagi väga saatis nagu see, et kui sa tahad rohkem, tee rohkem on ju. Noh ja et ikkagi nagu lisatöö ja haltuurad ja muud asjad on ja mind ikka väga taoti sellesse raami, et noh, hea haridus ja siis hea töökoht ja siis vali võimalikult hea töökoht ja jää sinna elupäevade lõpuni on ju. Ja samas minu ema ja tema elukaaslane on tänaseks juba, ma arvan, äkki üle, ma ei tea, 20,
päriselt ma olen vastuse võlgu, aga on väga pikka aega olnud väga edukad ettevõtjad ja neil on nagu selline suur ettevõte, mis pakub tööd siis ka paljudele teistele töötajatele. Ehk siis kvalifitseerub rohkem ikkagi niisuguse nagu äri alla ja ma olen näinud nagu sellised erinevad äärmuseid ja mina olen ka käinud palgatööl ja ma olen hästi tugevalt tundnud seda, et ma ei ole saanud seal, et ma kuidagi, ma ei ole vaba selles. Ehk siis tegelikult mind ajendas kunagi, mõlemat pidi on ja minust sai ikkagi ettevõtja siis, kui mu laps oli hästi pisike ja minust sai ettevõtja läbi selle, et ma siis tegin käsitööna ehteid ja ootamatult paljud inimesed tahtsid neid osta. Ja siis ma sain mingi hoiatuse, et kuulge, et kui te tegelete äritegevuseks, te peaks ettevõtte olema, et okei, teeme siis. Et jällegi kõik katse-eksitusmeetodil, eks ju, ja siis sealt läks see jada lahti nagu üks asi viis teiseni. Ja minu jaoks on olnud see ikkagi niisugune korralik katse-eksitusmeetod ja väga palju niisuguseid valusaid õppetunde on väga palju õpetanud vastutust. Ja üks asi, mis mind väga pikka aega saatis, oli see, mis vaata sinu jutust mulle ka kõlama jäi, see niisugune ellujäämine. Et ma suudan nagu kuidagi leiva lauale tuua nii-öelda oma loominguga, on ju. Et ma nagu kuidagi ikkagi nagu justkui lähen loovasse ettevõtlusesse, aga eesmärgiga lihtsalt endale hankida piisav hulk raha, et igapäevaselt toime tulla. Ja tegelikult alguses on see niisugune nagu hea asi, millega teele minna, sellepärast et sisuliselt jällegi oleneb, need stardipositsioonid on ka väga erinevad, on ju, et sa võid tegelikult tulla ka võib-olla mingisugusest korporatiivmaailmast ja sul on nagu väga vinge selline taust ja sul on võib-olla kohe mingid kliendid mingile tootele või teenusele olemas, aga üldjootes ikkagi alustad ju nagu justkui nagu nullist, on ju. Ja olgem ausad, palgatööl kellegi teise esindamine on alati palju mugavam. Mul tead ülemus ütles ja ma siin teate meil ettevõttes. Ma tahtsin just öelda seda, siin hoidsin tagasi tükk aega, et minul on olnud keerulisem, ma olen nüüd aru saanud, keeruline esindada kedagi teist või rääkida kellegi teise nimel või lõpuni minna mingite projektide asjadega, et need on, eks ma siis tegin seda ikkagi täismahus nii palju, kui ma suutsin, aga mul on nagu lõpuks ometi ma olen nagu vaba ja see enda nimel rääkimine või enda arvamuse avaldamine või enda eest seismine, see on täiesti teistmoodi, mul on see vabadus, ma võin ka failida. Aga seal mulle tundus, et ma failin nagu kellegi teise eest või et kuna kommunikatsiooni taustaga olen, et siis kirjutan mingi kõne valmis, panen sulle sõnad suhu, ma ei, et räägin kellegi teise eest, teise saavutusi, teise asju, et minul oli see nagu raskem, tagantjärgi öeldes nüüd, et kui ma olen enda eest väljas, ma olen palju avatum, ma julgen sõna võtta, kommenteerida, jagada, share'ida, likeida, olla nagu iseendana väljas, ma esindan iseennast. See on minu jaoks palju lihtsam. Minul oli just vastupidi. Selles mõttes, et minul on ikkagi läbi elu varasemalt olnud väga palju lihtsam esindada kedagi teist. Nii-öelda nagu võidelda mingeid suuri lahinguid. Või siis peitud natuke sinna taha. Ja see ongi, ongi, on ju. Et see selline iseenda eest ja teine asi on see, et siis, kui ma mingi hetk nagu ammustasin sellega läbi, et nii kui ma esindan kedagi teist, on ju, siis ma ei saa ju failida, eks ju. Aga endaga. Ja siis lased laadnamalt küll võib-olla kohati. Ja. Mina ei viitsi ja. Aga see sama vabadus, et ma tegelikult usun, et väga paljusid loovettevõtjaid, kas vabadus või vajadus on ju, et kas sa oled nagu selles kohas, kus teistmoodi, hea ellu on ju, et vabadus või vajadus ja kui me räägime vabadusest, siis tegelikult see nüüd ongi miski, mis tegelikult eristab minu vaatest hästi sellist loovettevõtlust nii-öelda traditsionaalsest ärist. Ja me kasutame praegu selliseid jälle umbmääraseid kaste, aga kastitame korra, on ju. Et kui nüüd ärimaailmas, mida paremini sa tead mängu ja mida paremini sa oskad selle mängu reeglite järgi mängida, seda suurema tõenäosusega sa võidad. Nüüd loovettevõtluses, mida rohkem sa püüad reeglite järgi mängida, seda vähem sa oled sina, seda vähem sa lood loomingut. Mis tähendabki seda, et loovettevõtluses ei ole niimoodi, et ma kõigepealt saan raha kuidagimoodi, nii-öelda vägistades ennast ja luues midagi, mida ma arvan, et teised tahavad, vaid et kõigepealt sa lood selle sisemise vabaduse, et ma hakkan nüüd looma seda, mida ma tegelikult päriselt tahan luua. Ja nii nagu see minu seest tuleb, ehk siis lood ise oma enda mängu ja oma enda mängureeglid. Otse loomulikult sa lähtud nagu Eesti Vabariigis või siis mis iganes muus riigis sa toimetad, on ju, kehtivast korrast. Aga laias laastus ettevõtluses tegelikult on sul võimalik luua enda toode nii, nagu sa seda tahad,
no okei, välja arvatud, kui sa oled, ma ei tea, mingi väga akrediteeritud, sertifitseeritud mingis normeeritud valdkonnas on ju, aga üldjoontes sa oled tegelikult täiesti vaba looma oma tooted ükskõik kui kreisilt, nagu sa tahad. Ja see on nagu siuke drop the mic hetk on ju, et tegelikult loovettevõtluses me ei pea üldse kasutama mitte ühtegi mudelit, mida keegi on ette andnud ja see on suur vastutuse koht ja see on ka suur julguse koht. Me võime selle tegelikult hinnastada ükskõik kuidas. Et tegelikult me võiksime kõigele, mida me loome ja toodame, panna külge ükskõik millise hinna. See on ka lihtsalt jälle seesama lugu on ju, noh, turu keskmine analüüs ja SWOT ja konkurendid ja muud värgid on ju. Nüüd jaa, äris on tõesti sul konkurendid, aga kui me räägime loovusest ja loomingust ja sellest, et nagu iga looming on unikaalne, siis me ei räägi seal üldse tegelikult konkurentsist. Ehk siis meil on nagu noh, need samad killukesed ja mulle tegelikult tundub väga oluline need asjad kuidagi nagu kokku põimida, et väga palju räägitakse ka praegu sellest, et tulevik on noh, nii-öelda loojate, noh, creator, content creator, whatever on ju, loojate päralt ja öeldakse, et noh, et me ei taha enam nagu lihtsalt mingit kaubamärki või lihtsalt anonüümset asja, vaid et me tahame inimest. Aga samas me tahame seda erilisust ju. Mis tähendabki seda, et kui me räägime loovettevõtlusest, siis see tee läheb läbi vabaduse, et sina no nii hullumeelsena nagu sa oled ja ma tahan siinkohal kasutada ikkagi nagu seda sama näidet. Amazon, Apple, suured asjad, need on alguse saanud kellestki, kellel on olnud hullumeelne unistus. Tavaliselt on garaaž mängus, eks ju, ma ei tea, kui sul garaaži pole, ära lase ennast takistada. Mul ka ei ole. Aga kellestki, kes on uskunud enda unistusse, jäänud sellele truuks ja siis läinud ja hakanud seda realiseerima ja nüüd see ongi seesama see loovettevõtluse värk, et sellesse, mis on meile südamelähedane, me oleme valmis panustama palju. Kui me räägime lihtsalt ärist, siis kuule, kui see toode ei müü, noh, kui need sokid siin ei müü need kas mujale või vaheta toodet, on ju. Et seal on fundamentaalsed erinevused, aga nüüd loovas ettevõtluses, noh, vähemalt minu vaatest ja see, mida ma olen siis nagu palju kuidagi ise kogenud ja näinud siis ka klienditöös on see, et vabadus eelneb edule, rahale ja kõigele muule. Mitte ei ole see klassikaline jada, mida meil on räägitud, on ju, et kõigepealt sa lähed, noh, valdavalt siis ikkagi saavutad rahalise vabaduse ja siis kuidagimoodi rahaline vabadus annab sulle selle vabaduse, et sa saad lõpuks näidata võib-olla keskmist sõrme mingitele reeglitele ja hakata lõpuks ometi tegema seda, mida sa teha tahad, nii nagu sa teha tahad ja elama nii, nagu sa unistad. Ja sellepärast mulle tundubki, et väga paljud sellised orjasta ennast ja läbi selle väga tugevalt enda orjastamise jõuad sa vabadusse, värgid ei toimi. Ja päriselt ma olen proovinud korduvalt, palju pole siiani toiminud. Et kas sa ise oled näinud seda, et mida rohkem sina oma loomingus, oma töös ennast vabaks lased, ehk siis mida rohkem sa hakkad kuidagi nagu mängima ja looma, et siis see muudab midagi? Ma alles tegelikult õpin seda, sest ma olen hästi nõus sellega, et on see loovuse pool ja sa võid ükskõik mida teha ja samal ajal kogu aeg ikkagi taustal tiksub see turg, eks, need inimesed, kellele sa seda siis teed, et kogu aeg see mäng seal nagu kahe poole vahel, et see on päris triki ja mulle hästi meeldib selle loovettevõtluse juures ka see hinge, noh, ma olen kuidagi nimetanud ennast sellise hingega ettevõtjaks, et ma teen seda, mida mu hing kutsub ja selliselt nagu ma oskan ja eks loomulikult ma aeg-ajalt vaatan, kuidas seda tehakse või mitte kellegi teise poolt siis, aga ma olen hästi palju ikkagi ennast ära lõiganud mingitest teistest tegijatest, võtnud jälgimised maha, proovinud üldse mitte vaadata või kuidagi võrrelda, sest see võtab ära täpselt selle sama koha, et ma ei hakka siis tühja koha peal looma, on ju. Ja ma peaks kuhugi jõudma midagi tegema, teistmoodi tegema, tema moodi tegema, see lihtsalt hakkab segama, on ju. Ja mind hästi toetab see, et ma ei jälgi väga palju, aga see, et ma looksin täiesti tühja koha pealt midagi crazy't, no see tuleb, ma arvan veel. Mulle endale tundub, no mina olen ka nagu hästi läinud seda radapidi, mida enam aeg edasi, seda vähem mina väga teadlikult ei vaata, mida võib-olla teised inimesed samas valdkonnas teevad. Ja ma püüan kuidagi nagu kõrvad kinni panna ka siis, kui keegi jagab. Sellepärast, et jah,
meid on väikesest peale õpetatud võrdlema ja tegelikult nii, kui sa hakkad oma loomingut kohandama, siis see enam ei ole looming. Et kui ma täna nagu vaatan võib-olla ka ajas tagasi, siis noh, kas siis human design'i või mis iganes võtmes, et need sellised nii-öelda kõige edukamad selles mõttes, et need on täitnud kõige rohkem minu hinge, ehk siis on olnud minu jaoks kõige ägedamad asjad teha ja on olnud ka rahaliselt kõige tulusamad, on ikkagi olnud nagu noh, need asjad, mis on nagu, ma teen need esimest korda ja need on kuidagi lihtsalt, on tulnud mingi sisend ja siis ma olen loonud midagi lähtuvalt sellest sisendist. See esimese korra tegemine on kõige ägedam tegemine üldse, sellepärast et ma mäletan, kui ma lõin oma esimest väljakutset, siis mul oli üks tore abiline ja noh, arutlesime selle hinna üle, et mis see siis hind võiks olla ja noh, mul oli mingi tunne ja siis ma ei tea, äkki peaks panema ikka madalama, et noh, esimene kord teed. Ja siis mul tuli kohe mingisugune äratundmine, et aga seepärast ma esimene kord teen, siis mul ongi kogu power seal, kogu energia seal, kogu see sära seal, ma panen sinna rohkem aega, mis siis, et ma veel ei tea täpselt, kuidas seda teha, no et umbes, et hiljem tean, vähem töötunde ma olen välja õppinud, siis küsin nagu noh, ühesõnaga, et see on minu õpperaha justkui on ju, et pigem ma jäin selle juurde ja mul tulid need kliendid, et jah. See on võib-olla üks hästi oluline koht, millel võib-olla praegu tasukski peatuda, et mina olen sama asja, mulle tundub, et vabandusena pikalt kasutanud, et esimene kord teen ja siis küsin vähem ja mul on endal ka täpselt sama teema. Teist korda me ei tahagi seda sama asja teha. Ja noh, samas jällegi siin võib-olla tasubki nagu ära mainida, et me ka HD võtmes ikkagi need märtrid ja katsetad on ju, aga ma olen ise väga palju teinud seda võib-olla allakauplemist või rääkinud ka seda lugu, mida jälle meile on öeldud, on ju, et kõigepealt sa nagu alustad õpipoisina, on ju, ja siis, kui sa nagu kasvad vilunumaks, et siis sa võid hakata rohkem raha küsima. Aga ja esimest korda ma panen kõige rohkem powerit ja need asjad esimene kord lendavad palju rohkem ja järgmised korrad ma pigem ei tee üldse. Väga paljud asjad, mida ma ütlen endale, müün ise endale jälle seesama lugu, on ju. Et noh, tegelikult väga paljuski nendest lugudest tahakski sulle lähemalt rääkida, et mida me tegelikult endale räägime, mida meil on räägitud ja mis tegelikult ei kanna, kui sa tahaksid midagi päriselt luua. Aga mina olen ise väga palju endaga teinud seda allakauplemist ja ma ju saan aru, et seal taustal on tegelikult seesama hirm, et noh, et aga okei, et aga kui ma midagi teeksin esimest korda, mida pole varem tehtud, sest ma olen tegelikult väga palju teinud asju, mida pole varem üldse tehtud. Ja siis küsin sellest pigem nagu palju, et noh, mida siis ikkagi nagu eeskätt mingid inimesed minust arvavad, on ju. Ja teine hästi huvitav koht, mille ma nagu ära tabasin mingi hetk on see, et vaata, kui sa alustad näiteks siukse nagu täiesti uljana ja alustad täiesti uues valdkonnas, keegi tea sind, noh, siis okei, võib-olla mingi pereliikmed või võib-olla, ma ei tea, mingid vanad klassikaaslased või midagi, eks. Aga vaata, kui sa nüüd oled juba mingis valdkonnas midagi saavutanud ja siis vot sealt mingeid siukseid nii-öelda murrangulisi samme või hüppeid teha, et seal taustal on ju ikkagi päris korralik hirm, et oota, aga mis siis, kui ma jään ilma ka kõigist nendest klientidest, kes mul täna on? Ja mul on jälle kuidagi tuleb vastupidi praegu, et mul tekib järjest rohkem seda julgust juurde, et seda kogemust või seda, et tegelikult see, mida ma teen, läheb korda, inimestel on vaja seda ja tekib see tunne, et aga mul ei ole, no seesama see slogan, mida ma kannan päris pikalt nüüd juba, et mul ei ole mitte midagi kaotada, sest ma olen vahepeal kaotanud nagu kõik, eks, või nagu mul ei olegi lihtsalt mitte midagi põhimõtteliselt olnud. Et mitte, et ma oleks olnud siis mingi miljonär ja siis äkki oleksin kõik nulli mänginud, vaid lihtsalt, et mul ei olegi mitte midagi kaotada. Ei nagu kuidagi rahaliselt, hingeliselt, energia mõistes ja nii edasi, et ainult võita. Ma olen endale tihti meelde tuletanud seda, et kõige hullemal juhul saab sellest õpetlik kogemus ja ma võidan nagunii. No absoluutselt, jah. Noh, et selles mõttes, et kui ma teen ka midagi, mis läheb totaalselt tuksi ja tegelikult ma olen teinud nii palju asju, selles mõttes, et kui ma mõtlen, noh, nagu kõigi nende aastate peale, on ju, ja päris põnev oleks neid asju võib-olla kunagi ükshaaval lahata ja noh, vaadata, et kui objektiivselt ma täna saan otsa vaadata kõigele sellele, eks, et neid asju, mis on nagu tuksi läinud, on kordades rohkem kui noh, nii-öelda siis neid, noh, mille osas võiks panna mingi linnukese, et mingi edukas ettevõtmine või edukas projekt, on ju. Samas jällegi, ilma nendeta ei oleks mingeid järgmiseid asju.
ja need ei ole tegelikult ju mingisugused erilised ka tuksi minekud, selles Ei, no mõttes ma ei mul ikka ole on mitte erilisi kunagi ka. mitte midagi keeranud nagu nii pekki, et noh, nagu nii pekkis nagu, et sealt ei ole mitte mingit väljateed, et ma vahel nagu keegi küsib, et kas sa oled ebaõnnestunud, siis ma ei oska nagu öelda, et kas ma olen siis ebaõnnestunud või ei ole või. Selles mõttes ma oleks ebaõnnestunud siis, kui ma ei teeks või prooviks või katsetaks või terve nagu pool aastat ei prooviks luua samasugust kursust, mida ma eelmisel kevadel lõin ja siis järjest noh, läbi terve suve, siis tegelikult ei tule inimesi, mis iganes on põhjustel. Kas ma olen siis nagu ebaõnnestunud või midagi täiesti pekki keeranud? No ei ole, eks. Võib-olla ma ei ole ka teinud midagi nii suurt, siis mida oleks öelda, et noh, nüüd on see maja kokku kukkunud lihtsalt. No minul on majad kokku kukkunud, aga ma selles mõttes tahan jälle öelda, et jah, siukseid nagu lootusetult tuksis olukordasid tõesti ei ole. Noh, et isegi siis, kui tundub, et nagu ongi maja kokku kukkunud, on ju, siis kui sa oled veel elus, siis noh, sul maja enam pole, aga sul on hunnik tükke, hakka ehitama midagi uut, on ju. Või teise kohta, eks. Aga see sama värk, et näiteks mulle tundub, et täna vähemalt Eestis, noh, meile jääbki kuidagi nagu mulje, noh, kogu see sotsmeedia värk, on ju, et jääbki nagu mulje, et kuidagi kõigil teistel, noh, jälle need samad kõik teised. Ja üks asi, millest ma päriselt tahan väga pikalt rääkida ja pigem palju rääkida, on just nimelt see selline teiste inimeste arvamus, see välise validatsiooni vangla, et kui palju asju me jätame tegemata, sest me kardame, et äkki me jääme kellelegi silma või et keegi arvab midagi või keegi ütleb või no mida teised. Me jäämegi silma, vaata. Äkki jäämegi, on ju, et aga äkki saangi edukaks, eks. Aga see osa, millel ma võib-olla praegu tahaks kuidagi peatuda, ja millel mulle tundub, et võiks nagu võib-olla isegi tänase korra kuidagi vaikselt kokku võtta, et väga tihti jääb mulje, või noh, jällegi see sotsiaalmeedia, kus me näeme ainult mingit ühte osa tegelikkusest, et väga tihti jääb mulje, et justkui nagu me oleme ümbritsetud kõigist nendest teistest, kes nagu teevad kogu aeg mingeid ägedaid asju ja neil läheb hullult hästi, on ju, sellepärast, et justkui nagu turunduskampaaniad on nagu hästi lennukad ja siis, mida ma olen väga palju kuulnud, just siuke klientide võtmes need lood, on ju, et teised juba teevad ja vaata, nad on ju noh, nii suured, eks. Et aga nagu, et kuidas, no mulle nii meeldis, kuidas sa praegu just mainisid seda, et aga sa teedki mingit kursust ja sa nagu proovidki ja ei tulegi mitte kedagi. Ja ma ei ole selle võrra kehvem tegija. Just. Ja siis sa tegelikult ju sellest saad õppida, et okei, kas nagu ajastus on vale? Või siis see, kuidas ma seda sõnumit edastan, ei jõua nende inimesteni. Midagi pole vale, lihtsalt tegin ja läksin edasi. Või siis minu jaoks on see asi ammendanud ennast. Või siis lihtsalt minu jaoks on see ennast ammendanud. Et need on minu meelest nagu nii olulised kohad, et see ei tähenda seda, et kui midagi, mida sa lood, ei edene kohe, see ei tähenda seda, et see ei edene hiljem. Ja et kui sa lood midagi, millel ei tule kohe suurt aplausi ja inimesed ei jookse kohe tormi, see ei tähenda seda, et sa ei ole, noh, et ära jätka, on ju. Et minul vähemalt siiani on ikkagi nagu alati algused on olnud hästi aeglased. Pigem on nagu läinud väga pikka aega, enne kui on tekkinud mingisugunegi huvi millegi vastu. Ja noh, võib-olla nagu alles raamatuga tekkis mul üldse arusaamine, et kui palju neid inimesi tegelikult üldse on. Et noh, muidu nagu sükest mingit vastukaja on pigem kuidagi nagu tagasihoidlikult, eks. Et see on minu meelest nagu nii oluline koht, et jääb nagu tihti siuke mulje, et kui ma nüüd kohe ei edene, et esiteks ma ei hakka minema teele, kui ma näen, et keegi teine juba teeb. Ja see on ka minu meelest hästi levinud teema, et aga teised selles valdkonnas juba teevad. Pluss veel see, et kui sa kasutad siin sõna see loov ja loon kogu aeg, siis mul hästi ilusti kangastus, et sa lood midagi, aga samal ajal sa tegelikult lood iseennast. Ja ka loodki. See ongi seesama, et seesama looming on ju tegelikult see, mis kasvatab sind ja mis tegelikult viibki sind selle unistuste eluni. Et minu enda vaatest on nagu see, et noh, jällegi sellest võiks nagu hästi pikalt ja spirituaalselt ja tiibilt rääkida, aga maailm on loojate päralt ja sa oled kas nagu looja või tarbija, on ju. Ja looming on ju see, mis tegelikult noh, toob meid lähemale iseendale ja mis tegelikult kasvatab meid. Ja nüüd see unistuste elu, kuhu me tahame jõuda, noh, oletame, et tahangi olla, ma ei tea, maailma kuulus ja elada jumala luksuses ja rikkuses, on ju. Nüüd, kas mina täna olen see inimene, kes kannaks sellise elu välja? No ongi step by step, on ju. Just, mis tähendab seda, et ma pean looma ka iseennast. Ja kuidas ma iseennast loon,
kui mitte läbi selle, et ma loon midagi maailma. Sest et see on ju see, kus ma on ju. Et minu enda jaoks on olnud see, et ma olen kuidagi väga palju enda jaoks hakanud ümber hindama kogu seda loovettevõtlust ja ma olengi saanud aru, et asi ei ole niivõrd nagu välistes saavutustes, vähemalt minu jaoks, vaid selleks, kelleks mina kasvan. Et ma ei ole nagu kohal, ma olengi nagu kogu aeg nagu sihuke magic in creation, on ju. Sa ei sünni selleks, on ju? Ma ei sünni selleks ja ma ei saa selleks ja ma ei ole kohal ja asi ei ole tegelikult niivõrd selles, mis on see kõrvalprodukt, on ju, aga pigem see, mida mina loon, on see sild, see minu ühendus teise inimesega ja raha liigub läbi inimeste. Ja nüüd võib-olla üks asi, mille ma teiega tahaks siia lõppu kõlama jätta, on just nimelt see, et ma tegelikult nii tahaks sinuga jätkata seda teemat ja kui see